Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kuuldes suurematest või väiksematest õnnetustest, olgu nendeks siis loodusõnnetused või liiklusõnnetused või kellegi isiklik tragöödia, ikka küsime tahtmatult. Aga milles need inimesed süüdi olid või on, et see õnnetus pidi juhtuma? Just sellise küsimusega pöördutakse tänases evangeeliumis ka Jeesuse poole. Aga kuulakem, kuidas sellest sündmusest evangelist Lukas oma evangeeliumi 13. peatükis 1.–9. salmini räägib. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks: kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, et ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siloai torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule: vaata, juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha, milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas: isand, jäta ta veel selleks aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen. Ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma. Aga kui mitte, siis raiu ta maha. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesuse kuulajaskonna hulgas oli inimesi, kes rääkisid 2 traagilisest sündmusest. Galilealastest, keda Pilatus oli lasknud tappa, ja Siloa torni varingust, mis oli nõudnud 18 inimelu. Tegemist oli toonast ühiskonda vapustanud sündmustega. Võib-olla lootsid need inimesed, et Jeesus annab neile selgituse, miks need asjad juhtusid. Kas hukkunud olid suuremad patused kui teised? Kas need sündmused olid Jumala karistused? Ja vaata, vahel küsime meie ka, miks see või teine õnnetus juhtus? Milles need või teised inimesed, kes hukkusid, süüdi olid? Need on põhjendatud ja ka vältimatud küsimused. Küsimus on tegude ja tagajärgede vahekorrast. Me leiame sellise teo ja tagajärje seoseid paljudest piiblisündmustest ja ka kristlikust traditsioonist. Kes teeb kurja, seda tabab karistus. Kes teeb head, selle läheb hästi. Ühesõnaga, meie tegudel on tagajärjed, mis puudutavad meid endid ja meie kogukonda, milles elame. Me leiame selle kujutluse väga massiivselt kirjeldatuna 5. Moosese raamatus 28. peatükis. Siin kõneldakse sõnakuulmise õnnistustest ja sõnakuulmatuse needustest. Kuid juba tark koguja tõdeb, see on 8. peatükk 14. salm, ja ütleb nii, et mõttetus on seegi, mis maa peal sünnib, et on õigeid, kelle käsi
käib, nagu oleksid nad teinud õelate tegusid ja on õelaid, kelle käsi käib, nagu oleksid nad teinud õigete tegusid. Jeesuse klassikalise vastuse sellistele küsimustele leiame aga Johannese evangeeliumi 9. peatükis. Kui jüngrid küsisid pimedalt sündinu kohta, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et on sündinud pimedana, siis Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Niisiis mitte miks, vaid milleks. Just samale asjale juhib Jeesus tähelepanu ka äsja kuuldud evangeeliumis. Me peaksime küsima, kuidas need sündmused meid puudutavad. Mida me võiksime siit õppida? Neile küsimustele vastates ei saa me enam olla teiste inimeste õnnetuste kriitilised hindajad, vaid osa elu keerulisest ja sageli väga vastuolulisena näivast tegelikkusest. Tõepoolest, meie tegudel on tagajärjed, kuid mitte paratamatud tagajärjed. Kui me muudame oma hoiakuid, muutuvad ka tagajärjed. Kui me paneme oma lootuse Jeesuse poolt antud lunastusele, siis see tegude ja tagajärgede ahel nii-öelda purustatakse. Et me tehtud teod, meie patud on kantud ristipuule ja issand on need lunastanud. Kui tundub, nagu ei sobiks võrdum viljatust viigipuust sellesse loosse ja ometi on need omavahel väga sügavalt seotud lood. Nii nagu viljatu puu raiutakse maha, nii võib juhtuda ka meiega, kui me vilja ei kanna. See on väga ähvardav väljavaade, ometi mitte lootusetu olukord. Jah, Jumal on viinamäe omanik, kes ootab meilt vilja, armastust, headust, ustavust ja usku. Aga meil on ka aednik, kes kostab meie eest. Isand jätta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikut panen, et ta hakkab tuleval aastal vilja kandma. Meie elu tõeline aednik Jeesus Kristus kutsub meid tõelisele viljakale elule. Sõbrad, me ei tea, kui palju aega meil on. Võib-olla aasta, võib-olla vähem, võib-olla rohkem. Ühesõnaga, elu on abras ja üürike, kuid üks asi on kindel. Jumal annab meile praegu võimaluse. Praegu on aeg meil parandada, oma elu üle järele mõelda ja astuda samme, et saada osa aedniku hoolest. Nii ei kulutata meile täna hirmu karistuse ees, vaid andestuse lootust. Veel on armuaeg, veel on lootust, et meiegi elus saaks Jumala teod ja au ilmsiks. Palvetagem. Issand Jeesus Kristus, sa näed meie küsimusi. Ole meiega kannatlik ja õpeta mõistma armu ja eesmärke. Kasuta meie elu, et sinu nimi saaks austatud. Muuda meie elu viljakaks. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.